Tere! Minu nimi on Errit ja ma olen teie ees Pärnust. Ja ma suurima hea meelega tahaks kummutada seda võib-olla vale arusaama, et optimistlikud, positiivse meelega inimesed ei ole kunagi peaaegu kurvad, ei ole õnnetud. Nad ei pea kogema negatiivseid elamusi. Vastupidi, peavad küll ja päris palju. Aga kõige olulisem on see, et mida me nende kogemuste ja tunnetega peale hakkame. Kui meil on kurb, siis on vaja nutta. Kui me oleme õnnetud, siis on vaja seda kogeda. Minu jaoks autentseks olemine tähendab seda, et me eelkõige julgelt iseenda ees, me kogeme neid erinevaid tundeid ja me läheme nendesse kihtidesse sisse. Kui on kurb, siis tuleb ikka korralikult nagu sellesse kurbusesse sisse minna ja küsida, mida tema meile õpetab, mida ta tahab meile öelda. Ja kui on nii kurb, et pisarad voolavad, siis palun laske neil voolata, nad tahavad välja tulla. See on täpselt samamoodi, et te panete keevale potile, panete kaane peale ja hoiate seda nii tugevalt kinni. No, see on meeletu kogus energiat, mis seal sees on. Ja minu arust ongi hästi oluline see, et me neid erinevaid emotsioone ja tundeid mitte ei lükkaks vaiba alla, vaid kogeksime läbi ja kogu aeg avaksime iseennast iseendile. Sellepärast, et oluline või õigemini olulisem on kõigest muust see, kuidas me iseennast, iseenda nahas, kehas tunneme. Oma emotsioonidega hakkama saame, oma kogemustega toime tuleme. Ja loomulikult seda julgemalt me avame ennast ka tegelikult teistele. Ja mis on selle võti, on see, et me leiame rohkem üksmeelt ja ühist keelt teiste inimestega. Sellepärast, et tänapäeva maailmas me mitte ei peaks kaugenema üksteisest, vaid hoopiski nagu kokku saama, ühenduma. Sellepärast, et inimlikkus on see, mis on meie kuldne võtmeke kogu selle tehnoloogiast ümbritsetud maailma ees. Ja me ei peaks mitte peitu pugema selle inimlikkuse eest, vaid me peaks rohkem seda jagama, sellest rääkima ja üksteisega rohkem võib-olla avatumad, isegi mitte võib-olla, vaid kohe kindlasti üksteisega rohkem avatumad olema. Aga see avatus algab meist endist. Kui me suudame sellele inimesele, kes meile peeglist vastu vaatab, kui me suudame temaga jääda ausaks ja avatuks ja me ei pane ennast mingite kihtide taha, siis seda avatumad ja ausamad oleme me teistega. Ja teate mis? Mulle on öeldud, et Errit aususega ei jõua kuskile. Ei oska öelda. Mulle päris väga meeldib see. Aususega jõuab ja jõuab kaugele. Ja teate, kuhu jõuab? Mitte inimeste pähe, aga inimeste südametesse. Ja meie koht ei olegi olla peas, vaid hingedes ja südametes. Sest nagu Maia Angelou on öelnud, inimesed võivad unustada seda, mida me neile tegime või mida me neile ütlesime, aga mitte kunagi ei unustanud seda, mis tunde me neist tekitasime. Selle armsa mõttega jätan ma teid mõtisklema ja loomulikult, nagu nüüd juba tavaks saanud, soovin teile ainult tegelikult parimat ja julgust kaevata ja kaevuda sügavamale enda sisse. Suurima armastusega Pärnust, Errit Kuldkepp. Aitäh teile!